kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste. Kui kõne kõnetab. Kõnetused. Tere kuulama ja vaatama saadet Kõnetused, mille raames üle pika aja oleme peapiiskop Urmas Viilmaaga samas ruumis seda saadet salvestamas. Täna siis Tallinna stuudios saame teineteist näha üle laua, aga teie näete ja kuulete meid kas raadiost või siis läbi veebisaate. Toome teie ette tänased teemad seoses peapiiskopi tegemistega, vaatame ka ühiskonnaelu tähtsündmustele ja mina olen saatejuht Antti Toplaan. Alanud on vähemalt Läänekirikus paastuaeg ja kui avasin tänast saadet ette valmistades peapiiskopi sotsiaalmeediakonto, siis ei olnud seal väga palju sissekandeid. Vastu vaatas pilt, kus peapiiskop kolleegidega oli seljaga põlvitades altari poole. See tähendab, ja kuna pilt oli ka mustvalgeks tehtud, et siis ongi paastuaeg selline aeg, kus pigem natukene tõmbutakse tagasi avalikust elust ja ollakse näoga altari ehk Jumala nii-öelda trooni poole nii pilgu kui südamega. Siis sa oled sellest sõnumi keelest kenasti aru saanud. See asja mõte oli, et viimane postitus, mis mul on peapiiskopi sotsiaalmeedia lehel, on paastu aja läkitus või tuhkapäeva läkitus ja tõepoolest panin ka siis selle profiilipildi nii selle minu enda näoga profiilipildi kui ka siis sellise suurema avapildi pisut mõtisklevama ja andsin seal, ma arvan, ka oma selle enda profiilipildi juures ka põgusalt teada, et aeg on pisut enesesse süübida ja mitte liiga palju siis sotsiaalmeedias veeta aega ja siiamaani võin siis olla tänulik, natukene kiita ennast, et olen suutnud seda paastu pidada. Ütleme, nii palju on, et Messenger või siis sõnumite saatmine kipub ikkagi toimima, sellepärast et inimesed saadavad mulle endiselt sõnumeid ja nad jäävad ootama vastuseid, aga võib-olla see sõnumite saatmine ei olegi otseselt sotsiaalmeedia, kus aega siis niimoodi veeta nagu kuskil Facebookis või Instagramis, nii et jah, mina paastun selgelt sellest, mille puhul ma olen märganud, aega kulub väga palju ja energiat sama palju ja mida ma olen ka tähele hakanud panema, see nüüd on siis selline võib-olla meeleparanduse teemaline jutt siin, et kui tekib hetk, kus sa korraks kahe nõupidamise või ürituse vahel istud korraks maha, hingad sisse-välja, siis kipub väga kergesti telefon näppu tulema ja siis sa hakkad kohe lehitsema jälle neid samu lehekülgi ja tõded, et mitte midagi uut otseselt ei ole, aga sa ikkagi kasutad mingisuguse aja selleks, et tegeleda mitte millegi olulisega. Nii et soovitan kõigil, kes tunnevad, et sotsiaalmeedia on ära võtnud sellise aja, mis muidu on kuulunud, ma ei oska öelda, siis perega veetmiseks või piibli lugemiseks või palvetamiseks või ka enese vaimseks harimiseks või toitmiseks, siis tehke paus. No küllap on erinevates usundites, aga kindlasti ka kristluses võimalus tõmbuda natukene tagasi kiirustavast elust. Seda ei pruugi teha ainult ju usuinimesed, aga paastu juurde kuulub selline natuke vaiksem aeg ja seda on ju kirjeldatud paljude inimeste poolt, et kui sa tõmbud vaikusesse, siis mõnda aega heliseb kõrvus, aga ka sinu sees täpselt ei saagi aru, kus kohas kogu see müra, mis on sind seni ümbritsenud ja võtab
päris mitu päeva selleks, et siis rahuneda, et see vaikus tekiks ka sinu sees. Sellega on nii nagu puhkusega, vähemalt minu puhul, et kui ma peaksin puhkama 2 nädalat, siis ma ei jõuagi puhata. Et umbes nii palju võtab aega puhkuse lainele jõudmine ja siis ülejäänud 2 nädalat ma suudan juba ennast sellest rütmist välja lülitada. Jah, sellepärast ongi ju soovitus ja minu enda kogemus ka, et kiiremini hakata puhkama, tuleb keskkonda vahetada, et teinekord minu puhul ma arvan, sinul võib-olla teisiti, et kui sa ikkagi juba Muhu praami peal oled, siis minul hakkab juba nagu lülituma välja see töörežiim, sina sõidad elades siis Saaremaal, ma ei tea, kas sul see režiimi muutus seal praami peal toimub, aga minu jaoks tähendab Muhumaale sõitmine ju keskkonnavahetust ja teatud mõttes ka sellise tubase ja igapäevase 4 seina vahel aja veetmise ja ekraani taga aja veetmise asemele tuleb selline puude tassimine, aias rähklemine või ka siis metsas jalutamine ja mere ääres samamoodi siis aja veetmine, ehk siis tulevad hoopis teised tegevused ja näha on, et ka seal Muhumaal ehk siis teises keskkonnas ei avane need ekraanid sugugi nii kiiresti, kui nad kipuvad kodus diivani peal siin Tallinnas avanema ja et sisse elada puhkusesse või ka paastuaega, selleks on vaja tegelikult teadlikult ikkagi planeerida, et see ei ole niimoodi, et ma nüüd paastun, aga ma mitte midagi justkui ette ei võta, sa pead teadlikult ikkagi seda tegema. Ja siis sa saad ka sellest laetud ja ennast vaimselt toita ja teisest küljest võib-olla sellest prahist, prügist, mürast ennast puhastada. See on nüüd küll teema, kus saatejuht on kiusatuse ees, millel ei tohi järgi anda, ehk sellel teemal pikemalt rääkida, aga olgu siis kuulajatele öeldud, et põhjus, miks ka saarlased väga ei võitle sellepärast, et oleks püsiühendus lisaks sellele, et ollakse muhulastega solidaarsed, kuna nemad on niikuinii selle vastu, on just see põhjus, et praami peal sa näed, kes saarele tulevad ja näed, kes sealt lähevad. Ehk siis selline sotsialiseerumise või mõnes mõttes ka 2 keskkonna vaheline omamoodi lüüs ühes keskkonnas teise minemiseks, mida ma ise nimetan aeglustusrajaks või vastupidi siis kiirendusrajaks, kui on mitmerealised teed suuremates maades ja ka Eestis mõnel pool, et tõepoolest see töötab. Aga lugesin siiski sinu postitusi ja leidsin sealt ühe sellise sõnumi, nimelt täpselt täna 6 aega tagasi, kui me olime viimati eetris, tegid sa koos Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja täitevsekretäriga visiidi meie siseminister Lauri Läänemetsa juurde, kus osalesid veel Siseministeeriumi kantsler Raivo Küüt ja usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au. Tuletan siis meelde, et kõne all oli järgnev aasta riigieelarve, strateegia ja konkreetsemalt siis Kirikute Nõukogu võimalused oma eelarvet koostada. Vahetasite mõtteid Moskva patriarhaadi, Eesti Õigeusu Kiriku metropoliidi Eugeeni elamisloa pikendamise teemal, mis oli väga aktuaalne 6 aega tagasi. Ja ka rääkisite eelseisvast kohtumisest, aastavahetuse kohtumisest, millest me oleme oma saates varem juba rääkinud. Ja tõdesite ka, et kriiside kontekstis on riigil ja kirikul väga palju ühisosa ehk koostööd. No sa loetlesid iseenesest need olulised teemad üles, mida me rääkisime. Üks asi jäi võib-olla nimetamata, aga on ka selles samas kontekstis, kui valitsuskoalitsioon eelmisel aastal otsustas lõpetada Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskomisjoni, siis selle asemele nüüd on loomisel või peaaegu juba loodud siis Eesti Kirikute Nõukogu ja Vabariigi Valitsuse
vaheline ühiskomisjon, mis ei ole veel ühtegi korda kokku tulnud, aga umbes 6 aja pärast esimest korda koguneb ja sellel kohtumisel siseministriga ka oli juttu siis selle komisjoni või ühiskomisjoni käivitamisest ja millised võiks olla need teemad siis, mida ka komisjoni koosolekul, esimesel koosolekul käsitleda ja kes võiks olla siis riigi poolt see ring inimesi, ametnikke, poliitikuid, kes võiksid selles komisjonis osaleda. Ja muidugi, mis puudutab neid teemasid, mida sa loetlesid, näiteks järgmise 4 aasta eelarvestrateegia, tegelikult see oligi üks põhjus, miks me tahtsime üsna kiiresti saada kokku siseministriga, kuna eelarvestrateegiaga pannakse ikkagi paika, kas eelarve jääb samaks, kahaneb või kasvab ja mitte ainult järgmise eelarve aasta kestel, vaid pikemas perspektiivis, siis meil oli oluline ikkagi anda selge sõnum, et Eesti Kirikute Nõukogu vahendite vähendamisel tekib ilmselgelt probleem meil oma seniste ülesannete täitmisega ja tahtsime teatud mõttes saada teada, millisel seisukohal on minister Läänemets ja me saime küll kinnituse, et minister on valmis esitama või seisab selle eest, et Eesti Kirikute Nõukogule eraldatavad summad jäävad samale tasemele vähemalt, mis nad on nüüd olnud sellel aastal. Aga muude teemade juures, näiteks seesama Moskva patriarhaadi metropoliidi Eestist välja saatmine või ütleme siis tema elamisloa mitte pikendamine, siis see teema on puudutamas ka mind väga isiklikult, ehk siis ma näen, kuidas ma Eesti Kirikute Nõukogu presidendina täidan teatud protokollilist rolli, sest Moskva patriarhaat on meie partner, või mitte partner, vaid meie liikmeskirik, et ma osalen nii, nagu ma osalen teiste kirikute kutsel üritustel, osalesin ma ka siis uue piiskopi pühitsemise liturgial ja sellele järgnes tegelikult meedias rünnak minu suhtes või tõenäoliselt ka, ma ei oska öelda küll, võib-olla meie julgeolekuorganite siis eritähelepanu minu isiku suhtes, võib-olla ma leian ennast, ma ei oska öelda, kaitsepolitsei järgmisest aastaraamatust tänu sellele, et ma tegelikult osalen liturgial, sest ma olen Eesti Kirikute Nõukogu president ja pikas perspektiivis tekib küsimus, et kas see kahjustab mind, et kas ma peaksin ELK või omaenda isiku tuleviku seisukohalt lähtuvalt panema Eesti Kirikute Nõukogu presidendi koha näiteks maha, sellepärast et ma ei saa täita neid rolle, sest Eesti riik näeb varsti mind siis sellise kaastöölisena või hoidku selle eest siis veel agressorriigi mõjuisikuna Eestis. Aga häda on selles, et ega nende kohta keegi väga mulle ju kommentaari ei anna, see, kui sa ilmud ühel momendil julgeoleku huviorbiiti ja sinu pilt või nägu või nimi ilmub kaitsepolitsei aastaraamatus, siis sa saad alles teada, et sa oled olnud isik, kes on mingis situatsioonis osutunud kahjulikuks Eesti või ohuks Eesti julgeolekule. No, tuletame siis meelde, et Luterliku kiriku peapiiskop on olnud see, kes on kirikute nõukogu tema loomise algusest juhtinud ja varasem kirikute nõukogu president oli Andres Põder. Seal on ka oma loogika ehk vähemalt Eesti elanikkonna hulgas suurim kirik, aga kuna me teame, et meil on 2 õigeusu kirikut, siis nende vahel tasakaalu leidmiseks on hea, kui kirikute nõukogu 10 liikmeskirikut juhib siis ka Luteri kiriku juht, antud juhul siis piiskop või peapiiskop, kuid Moskva patriarhaadi õigeusu kirik on ju lahendanud oma metropoliidi küsimuse abipiiskopi ordineerimisega, kes on Eesti kodanik ja suudab siis ka metropoliidi juhiste järgi tõenäoliselt juhtida oma kirikut, aga kui nüüd see kirik ei oleks kirikute nõukogu laua taga, siis milline oleks see platvorm või ühisosa üldse kas 2 kiriku või erinevate kirikute või kiriku ühiskonna vahel?
ei no eks see on ju üldteada, et kui keegi tekitab probleemi või ebamugavust, siis kõige lihtsam on ta nagu pildilt ära kustutada või tühistada või välja lülitada. Kui me räägime täna Eesti Kirikute Nõukogust, siis ei istume 10 liikmeskirikut seal mitte oma suurusest lähtuvalt, et on suuremad, kellel siis on rohkem hääli või suurem mõju, ei ole. 10 kirikut, kõigil on üks hääl, kui me hääletame ja enamasti me võtame vastu otsuseid konsensuslikult, mis tähendab seda, et tekiks küsimus, kuidas oleks võimalik nagu Eesti Kirikute Nõukogul kedagi liikmetest tasalülitada, eriti kui meil ei ole ja ka avalikult ei ole selgelt siis antud sõnumit või hinnangut või ametlikku otsust tehtud, et üks või teine või kolmas kirik või antud juhul siis Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik on Eesti julgeoleku oht või siis kuritegelik. Et kui me mõtleme selle sama metropoliit Jevgeni väljasaatmise loole, siis meile kinnitati nii avalikult kui ka kohtumistel ja ka sellel samal siseministriga kohtumisel ju seda, et küsimus oli konkreetses isikus. Ei ole kiriku vastu suunatud. Ja nüüd on küsimus, et kui mina siis Eesti Kirikute Nõukogu juhina täites ilmselgelt pühapäeva hommikul, kui ma oleks eelistanud minna oma kirikusse, vastasin kutsele ja läksin siis liturgiale, kus pühitseti ametisse kiriku piiskop ja esindasin seal Eesti Kirikute Nõukogu, mitte niivõrd ELK-d või iseennast, siis meedias jäi see ikkagi nagu kajastus umbes selliseks, et ma käisin seal metropoliit Jevgenile osutamas sümpaatiat või kaastunnet või isegi protesti esitamas Eesti riigi vastu sellega, et ma osalesin piiskopi pühitsemisel. See muidugi omakorda näitab, et teadlikkus, kuidas kirikus asjad käivad, milline on protokoll, viisakus, et see teadlikkus ühiskonnal on väike. Et see on sama, et nii kaua kui Vene suursaadik tegutses Eestis, siis tõenäoliselt kutsuti teda ikka protokolliliselt teatud vastuvõttudele ja ta seal osales ja sellest ei tehtud mingisuguseid suuri järeldusi, nähti selles viisakust. Aga mina olen tajunud nüüd viimase kuu jooksul küll, võiks öelda siis sellist hinnanguid pahatahtlikkust ainuüksi sellepärast, et ma täitsin oma ameti ülesannet ühe liikmeskiriku suhtes, kelle osas kuni siseministrini välja ei ole keegi välja öelnud, et see kirik oleks midagi valesti teinud. Aga see selleks, me võib-olla liiga palju kulutame aega sellele küsimusele. Eks selle või mõne muu ka tänases saates puudutatava teema osas me näeme, et kui me soovime anda välja mingisuguse sõnumi, siis avalikkus või meedia või keegi teine paneb sinna juurde oma aktsendi, mis võib kõlama jääda kuulajate-vaatajate jaoks hoopis teise nurga alt. Üheks oluliseks sündmuseks meie eelmise ja tänase kohtumise vahel on olnud ka vabariigi aastapäev. Ja vabariigi aastapäeval on ELK peapiiskopil väga mitu kõnet, ta on rohkem avalikkuse ees kui nii mõnigi teine riigitegelane, iseasi on see, kui palju teda siis kajastatakse ja valdavalt peavoolumeedia isegi peapiiskop ei tsiteeri. Samas on peapiiskopil võimalus pidada üks aasta olulisemaid kõnesid ja vaadata ka presidendile silma, kes tuleb Tallinna Toomkirikusse koos diplomaatilise korpuse ja loodetavasti ka mitmete ministritega, kelle hulgas on ka siseminister. Oma vabariigi aastapäeva kõnes Toomkirikus rääkisid sa muuhulgas rahust ja selle hoidmisest, tsiteerin sind, tuntud ütlust, kui ihkad rahu, valmistu sõjaks. Parafraseerides oleme me jõudnud olukorda, mille kohta võib öelda, kui ihkad rahu, pea sõda. See teeb mind, ütled sa, ja paljusid teisi, aga üha enam rahutuks, sest oleme lähtuvalt põhimõttest, et väike sõda hoiab ära suure sõja, saanud osaliseks jõulises võidurelvastumises, tsitaadi lõpp.
Ja nüüd, kuidas sulle selle valguses näiteks tundus 2 noore kunstniku Tallinna korrusmajade taustal olevad pildid nendest majadest pärast seda, kui neid võiks olla tabanud samasugune rünnak, nagu see on saanud osaks Ukraina linnadele, või Prantsuse presidendi hiljutine arvamus, et me ei peaks välistama oma riikide sõdurite viimist või nende saabaste astumist Ukraina pinnale, kui see võiks kaasa tuua pöörde tänaseks enam kui 2 aastat kestnud Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu. Nii mitu küsimust. Jaa, eks ma oma vabariigi aastapäeva jutluses ju teatud mõttes ka isegi nagu nentisin seda, et mind teeb see murelikuks, mind teeb see ärevaks, me tõepoolest võidurelvastume, meie kaitsekulud tõusevad tohutu kiirusega, mis mõjutab meie kõigi rahakotti ühest küljest, teisest küljest peaks andma meile kõigile turvatunnet ja see on omal kombel nagu paratamatu olukord, et ega mingit head nõu ei ole. See, et meie tänava pilti tulid kunstnike poolt valmistatud fotod teatud mõttes pommitatud Tallinnast, see on loomulikult nagu äratav või omal kombel ka hirmutav, aga see näitabki, milline see sõda on ja et see sama sõda, mis on Ukrainas, on tegelikult sama hästi ka meie oma sõda. Ja sellises olukorras, mis sa saadki teha, et siin ju kindlustusseltsidega kindlustuslepingu sõlmimine, nagu me tavaliselt lahendame oma probleeme või maandame oma riske sellega, et ma kindlustan ära oma auto või maja või isegi oma elu lootuses, et siis kui minu endaga midagi juhtub, siis minu pere on sellega seoses paremini kindlustatud endiselt või stabiilselt kindlustatud, et meil ei ole võimalik kindlustada Eesti julgeolekut kindlustusseltsi kaudu. Järelikult, kui ma tahan teistmoodi kindlustada, siis ma pean selleks ette valmistama. See on samamoodi nagu majaga, et kui ma tahan, et röövlid sisse ei murra, siis ma pean tegema korralikud uksed või panema trellid ette ja turvasüsteemid looma, mis ilmselgelt nõuab kulutusi ja eks riigiga on samamoodi. Aga mis mind võib-olla häirib kõige enam selle juures on see, et sellel teemal arutamine, et kas meil võiks olla mingeid teisi variante, kui oma saabastega lahinguväljale tormamine, nagu Macron põhimõtteliselt välja ütles, kas võiks olla ka teisi variante, et kas kõik diplomaatilised viisid rahu sõlmimiseks on tõepoolest läbi proovitud või on tegutsemise järjekord pigem see, et kõigepealt näitame jõudu, proovime jõudu ja kui jõudu jääb väheks, siis me hakkame läbi rääkima. Praegu tundub, et me kurb küll nentida, liigumegi umbes selles suunas, mõeldes, et needsamad Macron kaasa arvatud ja teised lääneriigid ei ole valmis panustama rahaliselt Ukraina siis relvastusse nii palju, et Ukraina suudaks ennast kehtestada, järelikult toimubki, nagu on öeldud, selline kurnamissõda, mis läheb väga pikale ja vaevab kõiki osalisi ja ühel momendil oleme me kõik nii ära vaevatud, et enam ei jää midagi muud üle, tuleb asuda läbirääkimistesse. Et see on väga kurvastav, kui me lõpuks nendime, et me oleme kõik oma ressursid ära raisanud lihtsalt ajapikku ära tilgutades kõik asjad selle asemel, et võib-olla korraga jõud koondada ja seda võita. Või siis tulebki mõelda, et läbirääkimisi tuleb kogu aeg pidada. Võimalik, et seda ka tehakse, et ei ole see, kus meie laua taga istuksime. Selle teema juures vaevab mind üks küsimus, ma ei tea, kas peapiiskop oskab või soovib sellele vastata.
Mulle tundub, et sellise konflikte nagu neutraalse isikuna kõrvalt vaadates, kuivõrd me keegi saame olla neutraalsed, me oleme ise sellesse kaasa tõmmatud, eriti Venemaa piiririikides, et need konfliktid, kus võiks olla ju mingi lahendus, tunduvad venivat mitte ainult Ukraina-Venemaa konfliktis, Gaza-Iisraeli vahelises konfliktis ja paljudes teistes piirkondades, võiksid olla kellegi huvides. See tähendab, et need on kellegile kasulikud. Kui me mõtleme ükskõik millisele osapoolele nende konfliktide puhul, siis mulle tundub, võid mind parandada, et kui seda sõjaolukorda ei oleks, siis oleks väga raske konkreetsetel valitsejatel võimu juures püsida. Ükskõik mis põhjusel, ongu see Iisraeli peaministri puhul kriminaalasjad, mis siis vallanduvad, või Venemaa presidendi puhul, et ühiskonda mobiliseerida ja küllap ka lääne liidritel on omad huvid, olgu või valijaskonna silmis. Sõda ikkagi mobiliseerib ja juhib tähelepanu mingitele ühtsetele asjadele, ehk kõik koonduvad lipu ümber. No ma arvan, et siin on väga palju ju huvisid mängus, et see minu vabariigi aastapäeva jutluses nimetatud võidurelvastumine, kui ma seda jutlust ette valmistasin, siis minu meelest oli just äsja olnud meie meediast ka läbi käinud siis teema, kus kõne all oli Eesti relvatootjate suutlikkus olla konkurentsivõimeline ja mäletan peaministrit umbes sellist mõtet väljendamas, et me peame olema kiired, operatiivsed ja õigel ajal kohal, et meie relvatootjad, et meie tootjad võiksid sellest olukorrast siis nii-öelda võitjatena või konkurentsivõimelistena välja tulla. Ja see oli see koht, kus ma siis nüüd teatud mõttes tabasin ennast mõtlemas seda sama mõtet, mida sina siin, et kas ei ole vastuoluline, et me tahame ühest küljest lõpetada seda sõda, samal ajal tahame me võita sellest sõjast kasu, kui meie oma relvatootjad suudaksid olla konkurentsivõimelisemad ja teha väga häid pakkumisi ja toota väga head toodangut, mida siis lõpuks selles samas sõjas kasutatakse. Aga tõenäoliselt on see olnud iga sõjaga niimoodi, enne kuni selline südametunnistuse hääl kuskilt tööle ei hakka. Mulle meenub siin juures ammune Steven Spielbergi film Schindleri nimekiri, kui keegi on seda näinud, siis mäletab, et seal on tegemist ühe Schindleri tehase omaniku või mehega, kes esialgu asus juute kasutama selleks, et nad olid odav tööjõud, siis tema tehastes, kus toodeti muuhulgas ka relvi või mingid metallitooteid ja ühel momendil toimus pööre ja ta hakkas neid juute oma tehasest tööl hoides kaitsma ja päästma. Aga esimene idee oli tal tegelikult võita sellest olukorrast endale kasu, mida ta ka alguses teenis. Nii et eks iga sõja ajal on need, ja iga kriisi ajal on need, me teame ka ju, et pandeemia ajal mõni aasta tagasi, paar aastat tagasi, vaktsiini tootvad firmad, täna me teame, et paljud nendest vaktsiinidest olid veel lõpuni katsetamata, ei olnud tegelikult teada, kas nad mõjuvad või ei mõju, aga toodeti päris suurt kasumit just nimelt siis sellest kriisist, mis lahvandus. Vaimusilmas kuulen kuulajate mõtteid ja kaasarääkimise soovi, aga selles saates ei saa sisse helistada, jätame siis paar hetke hingamisruumi endale ja kuulajatele, jätkame kohe pärast seda. Te kuulete ja vaatate saadet Kõnetused, kus me räägime peapiiskop Urmas Viilmaaga päevakajalistest teematest paastu ajal ja mina saatejuhi rollis Antti Toplaan. Eelmises saatelõigus rääkisime käimasolevatest konfliktidest, tuleb tunnistada, et ka sõdadest, kuid sõjamärgid on meie viimase suure sõja märgid ikka veel meie nähtavas ruumis ja üheks selliseks on ka meie sõjasündmuste järel või ajal
kannatada saanud kirikud, mõni neist on taastatud üsna ruttu, nagu Põltsamaa kirik, mõni kirik ei olegi taastatud, mõnda ei olegi enam. Ja küünlakuu lõpus pühitsesid Tartus taastatava Maarja kiriku torni, mis on otse kui imena kõrgunud ühe lisatornina Tartu kohale, mida käesolev põlvkond ei olegi näinud rohkem kui piltide pealt, ja oma kõnes meenutasid Jeruusalemma templi lugu. Sedagi ehitati ja hävitati korduvalt, kuid ometi räägitakse ikka sellest samast templist. Ja sellel sündmusel osalesid kõik väga olulised inimesed, presidendipaar, vaimulikud, Tartu linnapea, kes on ühtlasi selle sihtasutuse nõukogu esimees, kes kirikut taastab, muusik Tõnis Mägi ja paljud teised. No see oli üks väga meeleolukas ja tore sündmus ja tundus, et rahvast oli tulnud olimata siis sellisest vilust ilmast sinna kiriku ette või kiriku torni alusele platsile kindlasti sadades ja sadades ja see oli tõesti väga tore sündmus näha Tartu Maarja kiriku torni nüüd sellisel kujul, nagu siis varem eskiisidelt või piltidelt teda siis meile nii-öelda tulevikuvisioonina oli ette kujutatud, et nüüd ta on tõepoolest olemas Tartu linnapildis ja mis on veel imelisem on see, et kui me oleme harjunud kirikutorni nägema sellises funktsioonis, et seal on mõned trepid, mida mööda saab kuhugi liikuda ja võib-olla paar akent, kust välja vaadata ja lõpuks sa jõuad torni, või torni tippu, kus on tornikellad ja neid sealt helistatakse, siis Tartu Maarja kiriku tornis on ju kabel ligi 50 inimesele ja lisaks on seal ka lift, millega ongi võimalik sõita torni tippu välja ja sealt nautida avanevat vaadet. Oli tore mahutada ennast lifti koos presidendipaariga ja ühtlasi võtta kaasa ka linnapea või tegelikult linnapea meid sinna juhataski ning ka minu oma abikaasa ja sõita siis täies piiskopi rüüs liftis torni üles ja oma mitra ja sauaga mööda keertreppi veel täiesti galeriini välja ning olla siis tunnistajaks sellisest positiivsest emotsioonist, kuidas president koos linnapeaga, Tartu linnapea Urmas Klaasiga ja proua Sirje Karis igas suunas välja vaadates imetlesid Tartu vaadet ja ütlesid, et vot selle nurga alt ei ole nemad veel oma elus Tartut näinud, kuigi tegemist on siis presidendipaari ja linnapea puhul ju inimestega, kes on suurem osa oma elust veetnud just nimelt Tartus. Aga rõõm on näha, kuidas tõepoolest sa ilusti ju viitasid suure sõja ehk siis teise maailmasõja jäljed vaikselt kaovad, aga samas tõdeda, et eelmise sõja, see tähendab, et on järgmine, et teise maailmasõja lõpust on nii palju aega möödas ja me alles nüüd siis suudame neid jälgi kustutada või taastada sõjaeelset olukorda. Samas oli huvitav, et see oli ju peaaegu nagu jumalik ettehooldus, et mida ma ka oma kõnes nimetasin, et kui 50ndate lõpus hakati rajama, eelmise sajandi 50ndate lõpus sinna siis Põllumajanduse Ülikooli või EPA võimlat ja ka torn lammutati 60ndate alguses, siis tundus kõigile, et see on nüüd siis selle kiriku lõpp, et enam meil kirikut ei ole. Ometigi nii paradoksaalne, kui see ka ei ole, see, et sinna rajati võimla, on andnud meile täna võimaluse see kirik kirikuna taastada, sest alternatiiv oleks olnud kõik varemed maha lükata ja nii nagu sa enne ütlesid, on kirikuid, mida ei ole enam alles ja siis oleks tõenäoliselt selle kiriku asemele ehitatudki võib-olla tol ajal kaasaegne võimla või mis iganes korterelamu, nagu sinna ümbruskonda on ehitatud ja meil ei oleks võimalik enam taastada
Tartu Maarja kirikut, nii nagu ma tõin näite Jeruusalemma templist, mida samamoodi on taastatud ja loodetakse taastada ning see ajafaktor siinjuures ei olegi mitte kõige olulisem, et kulub mitusada aastat teinekord ja tullakse sama templi taastamise juurde, mis tähendab seda, et see tempel ei ole kuhugi kadunud Jumala kojana ja samamoodi Tartu Maarja. Ehk siis ja president Karis, miks oli Alar Karis seal? Sel põhjusel, et tema just nimelt EPA rektorina sõlmis hea tahte protokolli tollase Tartu linnapea siis Randjärvega, et anda üle EPA võimla Tartu linnale eesmärgiga asuda taastama Tartu Maarja kirikut ja tagastada see hoone siis Tartu Maarja kogudusele. Ehk siis Alar Karisel on olnud ka oma väikene roll koos siis Laine Randjärvega selle kiriku taastamise loos. Tundus, et kui seda seal nimetati, siis alguses ei osanud Alar Karis ja Sirje Karis aimatagi, et miks nad tingimata pidid seal kohal olema, ja kui seda sai nimetatud linnapea poolt, siis oli näha nende näoilmetest, et ahaa, et tõepoolest, et see tuli nüüd meelde ja hiljem oli tore tõdeda, et president ka nimetas seda oma enda sotsiaalmeedia postituses, et just see oli see seos, miks ta oli seal ka kohal. No tähelepanelik kuulaja on kindlasti juba mõttes välja arvutanud Tartu Maarja kiriku lifti kandevõime, kuna on teada isikut, keda ta kandis. Kuid sotsiaalmeediast või muidu meediast on võimalik olnud näha ka sinu poolt nimetatud 50 inimeselist või kohalist saali, aga tegemist on torniga ja mul tekkis küsimus, et kus kohas see saal seal siis on, ilmselt torni alumises osas, kuna torni ta ju sellisel kujul ei mahu. Ja kogu selle torni kompleksi ma nimetaksin, sest kiriku taastamine on alles ju poole peal, sest pikihoone ootab oma järge, projektijärgset taastamist, on ju leidnud nii annetajate, aga ka suurtoetajate abi, seal on ka, ma ei tea, kuivõrd riigi rahad, aga ka Tartu linna panus. Aga ilmselt ilma suurannetajateta, üksikisikutest annetajateta ei oleks me saanud seda sündmust pidada. Jah, märkus selle saali või kabeli kohta, see ei ole mitte sugugi esimesel korrusel, vaid sinna on võimalik samamoodi liftiga sõita, ehk siis ja ka treppi mööda minna, see on tegelikult ikkagi eeskoja, kui seda nõnda võib nimetada, kohal olev ruum ja tõepoolest seal viibides ei oska kuidagi arvata, et tegemist on nii suure ruumiga, mis mahub sellisesse väiksesse torni. Aga toetajaid on loomulikult suur toetaja ja selline järjepidev toetaja on Tartu linn ja Tartu linn tõepoolest peab tunnustama Tartu linna, kes on ju toetanud ka omal ajal nii Tartu Jaani kiriku taastamist kui Tartu Pauluse kiriku taastamist, nüüd siis Tartu Maarja kiriku taastamist ja kui me siis koos presidendi ja linnapeaga vaatasime sealt ülevalt torniaknast välja, siis vaatasime ka Toomkiriku varemite peale ja leidsime, et siin on veel tööd küll ja meenus ka Tartu Ülikooli ajalooline kirikuruum või hoone on veel taastamata ja tööd on veel Tartus küll, aga lisaks linnale on ka kirikufond aidanud oma väikeste panustega ja kampaaniatega ning väga paljud üksikisikud. Tornis on ka selline paljand või krohvimata osa müürist, kus on siis kõik need, mitte kõik, aga osa nendest tellistest, mida inimesed said oma annetuse eest osta ja kus on siis nimed peale kirjutatud. Need on jäetud osa sellest tornist niimoodi krohvimata seest poolt, et on võimalik näha seda ja ettevõtjad ja Tartu ettevõtjad ja ettevõtja Veeber, kelle isa toetas Tartu Peetri kiriku katust, siis täna tema poeg on toetamas Tartu Maarja kirikut ja nagu ma aru sain, seal väikesest kõnekoosolekul hiljem jätkub see toetus, nii et tõepoolest on meil lootust näha
Tartu Maarja kirikut ühel momendil tervikuna taastatuna. Jah, sest tegemist on ju ka meie laulupeo kirikuga, esimese laulupeo toimumise kohaga, sellega on seotud mitu Tartu kirikut. Nendele, kes on kollektsioneerimise huvilised, olgu siis ära märgitud, et sellel aastal annab Eesti Mündikoda välja mitmeid kuldmünte ja viimane siis ongi Tartu Maarja kirikule pühendatud, mille Tartu linnapea Urmas Klaas andis üle ka meie vabariigi presidendile. Jah, see Eesti mündiäri on välja andmas siis nõnda nimetatud kaunimate kirikute sarjas koostöös kirikufondiga siis 7 Luteri kiriku kuldmünti, esimene oli Viljandi Jaani kirik, nüüd teine ongi Tartu Maarja kirik, järgmine peaks olema Tallinna piiskoplik toomkirik ja kokku neid kirikuid siis 7 mitmest Eesti paigast. Minu arvates, kui ma hästi mäletan seda nimekirja, mida ma ka ise kohendasin, siis peaks seal ka Kuressaare Laurentiuse kirik sees olema, kui ma ei eksi. Elame näeme. Kuid veel paberväljaandel ilmuv ajaleht Postimees on nädalavahetusel Aivar Põldvee sulest avaldanud arvamusartikli, kus ta küsib põhjendatud küsimuse, et kuidas me tähistame Eesti trükitud kirjasõna 500. juubelit. Nimelt Eesti rahva teekonda trükitud raamatuga saab tõesti järgmisel aastal täis 500. Ta ütleb, et raamat on rahvast juhatanud, valgustanud ja liitnud, aga lõhki käristanud ja ka tülli ajanud. 1517. aastal algas Wittenbergis reformatsioon, mille üheks sihiks seadis Martin Luther rahvad, kes oskavad lugeda emakeelset piiblit, raamatute raamatut. Usupuhastuspüha jõudis Vana Liivimaale ja seda oli vaja kuulutada ka eestlastele ja taltlastele. Ja 1525. aastal arestiti tol ajal veel katoliiklikus Lübeckis raamatud, milles olid saksa keele kõrval ka luterlikud eesti ja lätikeelsed tekstid. Neist kadunud tekstidest algabki eestikeelse raamatu aeg. Hilisemal ajal või siis varasemal ajal täpsemalt on leitud esimesest eestikeelsest säilinud katekismusest kaane materjal, mida on küll kaane materjalina kasutatud hilisemast raamatust ja mis pärineb aastast 1535, mille järgi algselt tähistati esimese eestikeelse raamatu juubelit, ka see leid tehti 1929. aastal. Et nüüd on siis ajalugu korrigeerinud ennast uute leidude valguses, seda esimest eestikeelset teksti ei ole leitud, aga on teada, et see oli olemas. Jah, see tollane Tallinna linna arhivaar Paul Johansen siin juures au ja uhkusega nimetan, et tegemist Tallinna Toomkooli vilistlasega, kus ma ise õpetajana ka õpetan. Tema tegi omal ajal imelisi avastusi, ehk siis Tallinna linnaarhiivi oli kogunenud väga palju vana kirja, vana vara ja arhivaare, siis säilikuid ja tõenäoliselt ise arhiivis töötades ta võttis ja hakkas uurima, milline varakamber see Tallinna linnaarhiiv on, ning leidis sealt ka siis selle Vandrat Kölli katekismuse ja selle aastast 1535 ja selle kaane seest siis kui ma nüüd ei eksi, ka need kõige vanemad osad siis sellest eestikeelsest trükitud kirjasõnast, mille põhjal siis saigi järeldada, et juba 1525 on trükitud midagi, mis on säilinud või vähemalt osaliselt säilinud, aga seesama Paul Johansen avastas ka samamoodi Tallinna linnaarhiivist näiteks selle, et aastal 1524 on Kullamaa vakuraamatusse kirja pandud eestikeelsetena nii Meie Isa palve kui Maarja tervitus kui ka usutunnistus ja nendest tekstidest
saab just nimelt sel aastal 500 aastat, ehk siis esimestest pikematest eestikeelsetest tekstidest möödub sel aastal 500 aastat ja kui on juttu olnud siin erinevates saadetes ka Pereraadios, et sel aastal on Eesti Kirikute Nõukogu kuulutanud Meie Isa palveaastaks, siis on päris tore, et see Meie Isa palveaasta kattub 500. juubeliga sellest Meie Isa palvest, mis Kullamaa vakuraamatusse kirja pandi. Nüüd on küsimus, et kas me suudame nende tähistamistega sammu pidada, et kui varasem kirjasõna on olnud valdavalt usuline, on olnud usuliste tekstidega tegemist, siis nüüd on küsimus, et kelle huvi ja prioriteet see on neid sündmusi tähistada, meelde tuletada ja kui me täna vaatame üleüldist sellist avalikku suhtumist kirikuga seotud teemadesse või aeg-ajalt levivad sellist tendentsi, et poliitikud või ametnikud või lihtsalt kirikuvastased ütlevad, et kuna meil ei ole riigikirikut, siis põhimõtteliselt annab see justkui õiguse kiriku ja usuga seotud teemad avalikkusest ära pühkida või koolist välja lükata, siis tekib küsimus, et kuidas sa sellises sekulaarses ühiskonnas, mis oma tänases suhtumises ei ole mitte alati kirikut toetav, tähistad 500 aasta möödumist Meie Isa palve kirjutamisest või 500 aasta möödumist katekismuse, mis oli ka usuline tekst, trükkimisest või natukene aega edasi me hakkame tähistama 300 aasta möödumist esimesest eestikeelsest piiblist. Ehk siis kuidas sekularistlikus ühiskonnas tähistada selliste meie kultuuri ja meie identiteedi ja meie rahvaks saamise ja iseseisvaks riigiks saamise teel väga olulisi verstaposte, kui need on seotud usu ja kirikuga. Ja siis tekibki selline vastuolu, et kultuurilises mõttes nähakse kirikul seda rolli spetsialistide poolt, aga kui me tuleme näiteks kooli konteksti ja küsime, et kui palju koolis uut põlvkonda haritakse sellega seoses, siis me näeme, et seal öeldakse, et meil on kool kirikust lahutatud ja kirik riigist lahutatud, nii nagu see ENSV konstitutsioonis kirjas oli, et kirik ärgu tungigu kooli ja samal ajal on see kirik osa meie identiteedist, meie rahva identiteedist ja meie kultuurist. Oleme tänases saates jalutanud läbi oluliste sündmusteni, nagu öeldakse, vaadates, mis on toimunud ja vaadates selle peale, mis on tulemas ja saate lõpuks jõuame siis ka lähedale nii-öelda kaasaegsesse hetke ehk paari päeva eest andsid koos assessor Marko Tiitusega Riigikogu esimehele Lauri Hussarile üle pöördumise ettepanekuga korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks koolide kohustuslike ainete hulka. Rahvaalgatuse veebiväravas enam kui 1000 toetusallkirja kogunud petitsioon. Selles osutatakse tõsiasjale, et ehkki usuvabadus kuulub Eestis kodanike põhiseaduslike õiguste hulka, ei ole Eesti üldhariduskoolides tänaseni suudetud korraldada elementaarsete religioonialaste teadmiste omandamist. Ja nii on Eestis üles kasvanud mitu põlvkonda inimesi, kelle religioosne haridus on kas puudulik või suisa olematu. Ja petitsioonil alla kirjutanute hinnangul on aeg küps muuta riiklik õppekavad sisu selliselt, et igas kooliastmes õpiksid kõik õpilased ühe kursuse mahus usundiõpetust või sellega sisult samaväärset õppeainet. Eesti Rahvusringhäälingu põhiuudiste Ankur nimetas sündmuse toimumise päeval seda ettevõtmist, tsiteerin, sundusliku usuõpetuse koolidesse toomise algatuseks. Ja Rahvusringhäälingu päevatoimetaja Aleksander Krjukov nimetas ettepaneku esitajaid usklikeks, kes soovivad, et igas kooliastmes oleksid õpilased kohustatud võtma vähemalt ühe kursuse mahus usundiõpetust. Ehk uudiste sisu langes kokku selle tegeliku sisuga, aga sõnastus oli selline,
mis andis sellele negatiivse värvingu, millele ka sa varem tänases saates oled viidanud? Jah, kui vaadata seda uudiste klippi, mida Anne Raiste kenasti kokku pani, kuna ta käis ka siis kohal Riigikogus, kui me selle petitsiooni üle andsime Riigikogu esimehele, siis see, kuidas seda sisse juhatati Aktuaalses Kaameras rõhutatult öeldes, et tegemist on sundusundi õpetusega, ehk siis sõna sund on ilmselgelt negatiivse, võib-olla isegi vägivaldse värvinguga ja me ei kasuta tavaliselt, kui meil räägitakse, ehk siis Eesti hariduskeeles räägitakse vaba- ja valikainetest ja kohustuslikest ainetest ja meie petitsiooni sisu räägib samamoodi ettepanekust korraldada rahvahääletus selleks, et võiksime kohustusliku ainete nimekirja lisada ka usundiõpetuse. Aga tundub, et inimesed, kes sellest uudisest tahtsid teha, siis anda sinna oma värvingu, muutsid sõna kohustuslik ära sunduslikuks ja siis selles kontekstis, kui tegemist on nende arvates siis sünonüümiga kohustuslik ja sunduslik, siis minu poolest me võiksime edaspidi rääkida sunduslikust käsitööst, sunduslikust kehalisest kasvatusest, sundmatemaatikast, mida meie õpilased peavad kogema või lapsed ja tegelikult üldse, kui Eestis räägitakse kohustuslikust põhiharidusest, siis võiks rääkida sunduslikust põhiharidusest. Aga see näitab tegelikult ilmekalt, et me Luteri kirikuna tajudes oma vastutust ja tundes oma identiteeti, mõeldes hariduse ja rahvahariduse peale, ükskõik kuidas me ei püüa siis sellist üldist, kõiki hõlmavat, neutraalset ja ühist hüve ja selle eest seista, on võimalik see vaid ühe või kahe väikese märkusega teha pahatahtlikuks või omakasupüüdlikuks, et Marko Tiitus assessorina annab udises ilusti intervjuu, öeldes, et tegemist ei ole ühe kiriku ega religiooni usuõpetusega, tegemist on laiapõhjalisega, tegemist on spetsialistide, kes on vastava pedagoogilise ja siis ka ainealase ettevalmistuse saanud õpetajatega, aga sisse juhatades võib öelda, et tegemist on kiriku nõudmisega, see ka oli pealkirjas niimoodi, ehk siis kirik nõuab usundiõpetuse sisseviimist koolidesse. Loomulikult, sellisena kõlab see ju tõelise sellise usupropagandana ja mida saab täna kirik nõuda Eesti Vabariigis, demokraatlikus riigis, kus seaduseid võtab vastu Riigikogu, et see näitab, kui vajalik on sellise aine sisseviimine meie koolidesse kohustusliku õppeainena, et harida ka neid samu tendentslikult ja hoiakuliselt pahatahtlikke ja ma julgeks öelda isegi, et sallimatuid või usu suhtes siis sallimatuid inimesi, kes ühel momendil on võtmetegelased meie elu mõjutamisel, kas või ühe pealkirja panemisel või Aktuaalses Kaameras väikese sissejuhatuse tegemisel uudisele, mis oma sisult on tegelikult neutraalne ja väga positiivne. No, petitsioon on üle antud Riigikogule ja seal leiab ta ka mingit moodi kajastamist. Ma tean, et oled koos Marko Tiitusega alustanud ka Riigikogu fraktsioonidega kohtumist sellel teemal, milline võiks olla selle petitsiooni jalgkirja kogumise nüüd lähitulevik ja võimalik areng? Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles, et see võtab nüüd umbes 2-3 kuud aega, kui see õige komisjon, kes hakkab seda menetlema, siis oma tööd tegema hakkab. Kas see on põhiseaduskomisjon, rääkides rahvahääletusest, võiks see olla just nimelt seal, või on see kultuurikomisjon, kui me räägime usundiõpetusest ja selle aine sisseviimisest.
aga meie ise kohtume erinevate fraktsioonidega, erakondadega, oleme kohtunud juba siis assessor Marko Tiitusega Isamaa fraktsiooni esindajatega, sain anda petitsiooni teksti üle ka siis põhiseaduskomisjoni juhile, kes on siis Eesti 200 esindaja härra Terras, temale ja me püüame siis poliitikutega seda diskussiooni ja arutelu pidada. Selge on see, et me kasutasime petitsiooni ja rahvahääletuse siis sellist võimalust või ettepanekut rahvahääletuse korraldamiseks tegelikult ilmselgelt sellepärast, et saada tähelepanu, tuua usundiõpetus ja meie uute põlvkondade halb usualane teadlikkus fookusesse. Kuhu see lõpuks kanaliseerub, kuhu ta välja jõuab, ei oska täna ennustada, see on ka eestpalvete küsimus. Aga päris selge on see, et mida vähem meie rahvas usualaselt haritud on, seda rohkem hakatakse tegema tendentslikke hinnangulisi otsuseid ka seal, kus tegelikult peaks olema erapooletus ja neutraalsus ka usuga seotud küsimustes. Et loodame, et see tulevik saab olema siis parem ka selles mõttes. Käesoleva aasta paastokuu sisse jäävad ka Lääne kirikus suuremad pühad, suur neljapäev, suur reede, ülestõusmispüha lausa kuu viimasel päeval ja võib-olla siis tõesti keskendudagi rohkem pilgu, südame ja näoga Jumala poole ning mitte alati ennast väsitada selle müraga, mis meid ümbritseb. Võtkem kas või siis eeskuju peapiiskopist, et mitte niivõrd haarata mobiiltelefoni, kuivõrd ka kuulata vaikust, et lõpuks ka kuuleks enda mõtteid. Kui me taas oleme eetris, oleme juba uuel kuul ning siis tõepoolest on peetud juba ülestõusmispühad, kevadpühad, mis sellel aastal on veidi varem. Anname peapiiskopile veel lõpuks üheks repliigiks sõna. Ja suurel neljapäeval 28. märtsil kell 11.45 võtame selle hetke, et kõik üheskoos palvetada meie isa palvet. Täna on saates kõnetused olnud eetris peapiiskop Urmas Viilma ja küsimus on esitanud saatejuht Antti Toplaan. Soovin rahulikku paastoaega ning kaunis saabuvat kevadet. Kas kõne kõnetab? Kõnetused